Mina olen siis Kätlin Jõeäger ja mina siis räägin teile täna lubatud piiride teemal. Ja kes ma siis selline olen ja miks ma siis üldse räägin sellest, et iga päev mina siis töötan pereterapeudina ja siis teen eelkõige lapsevanematele, aga ka teistele huvilistele sellist suhtlustreeningu koolitusi. Me kindlasti ka räägime, kus see piiride teema on ühel või teisel moel ikkagi kogu aeg ka pildis, nii et selles mõttes mulle tuttav teema. Jah, ega ma enda kohta rohkem midagi ei oska öelda, päris selline kummaline kogemus on võib-olla lihtsalt see, et rääkida ja vaadata lihtsalt oma slaide, mitte midagi näha, aga ja mitte kontaktis otse olla, aga et äkki pärast siis lõpus küsimustega tekib väike selline kontaktitunne ka meil omavahel. Aga et ma arvan, et see tänane meie koosolemine ongi selline kulgemine või selline teekond, väike mõtiskluse teekond, ma ütleks võib-olla, et kus mõelda nende piiride üle ja kuidas siis nendega toimetada või miks nad olulised on või millised piirid üldse on vajalikud ja olulised. Et see on siis meie teekonna põhiline sisu. Aga hakkame siis minema sel teekonnal, ma pakun nii, et no nii, ja hakkasid koos töötama minuga slaidid. Et siis piirid kui sellised, et need on midagi sellist, mida me nii enda kui teiste puhul tegelikult õpime terve elu tundma. Ja õpime neid tundma mitte ise kuskil üksinduses, vaid tegelikult koos teistega, ehk siis õpime neid koos oma elukaaslastega või lastega, lastelastega, kõikidega töökaaslastega, oma vanematega, kes meie elus üldse on, kõik need inimesed on siis meiega koos nii meie piire õppimas ja meie nende piire tundma õppimas. Ja samas on oluline, et me arvestaksime sellega, et meie kõikide piirid on ka erinevad ja tunnustaksime neid erinevusi, sest et kui me tunnustame teise inimese piire ja tunnustame ka enda piire tegelikult, siis see toetab seda igapäevaeluga toimetulemist ja sellises ühiskonnaelus osalemist laiemalt ka. Et on oluline, et kellegi piiridest jõuga üle ei astutaks. Ja selle tõttu ma arvan, on täna ka oluline sellest teemast siis natukene rohkem rääkida ja seda enda jaoks võib-olla lahti mõtestada, et mis need piirid siis üldse on. Ja esimene tasand on siis see, et meil kõigil on isiklikud piirid ja need on väga individuaalsed, sest need on mõjutatud sellest, milline on meie temperament, milline on meie taustsüsteem, kust me tuleme, millised kogemused meil on, milliste inimestega me elus oleme kokku puutunud, millised meie väärtushinnangud on ja tegelikult mõjutavad meie isiklikke piire ka meie emotsioonid, mis kogu aeg tegelikult muutuvad. Nad ei ole sellised staatilised ja püsivad, vaid nad on tegelikult kogu aeg muutumises, nii et see on ka väga oluline piiride mõjutaja. Et meil inimestena on olemas emotsioonid. Ja oluline siis on nende isiklike piiride juures ka see, et neid tõesti teiste poolt ka tunnustatakse ja väärtustatakse seda, et me oleme erinevad ja et see on hinnatud, et me oleme erinevad, et me ei saagi olla kõik ühesugust ja hirmus igav oleks ka tõenäoliselt see maailm siin. Aga et kõik saaksid oma väärtust näidata, siis on oluline, et need individuaalsed piirid saaksid ka siis nähtavad olla. Ja kuidas siis piire üldse jagatakse? Et ma olen siin võtnud esimese sellise võimaluse, kuidas neid piire jagada, et millised piirid meil üldse olemas on siis sellisest raamatust, et pane paika oma piirid. Pärast seal kõige lõpus slaididel kirjas ka mõned lugemise soovitused lisaks. Kui keegi tahab lugeda, siis see raamat on ka seal nimekirjas. Ja et meie piirid siis on, kõigepealt on meil füüsilised piirid. Ehk see, et mingi ruum meie ümber, igaüks, kui palju me oma isiklikku ruumi vajame füüsiliselt, distantsi teise inimesega või hoopis lähedast kontakti teise inimesega, et see on väga individuaalne. Igal inimesel on see erinev. Ja ka see, et kui palju me tahame võib-olla mingit puudutamist, kallistamist, võib-olla isegi käe surumist või käe andmine, et see võib olla väga
erinev, et kellele mis sobib. Et nendega tuleb arvestada ja nendest tuleb ka teistele teada anda. Siis on seksuaalsed piirid, et see on see, et seksuaalse alatooniga puudutused loomulikult, mis eelmisest tulevad ja haakuvad nende füüsiliste piiridega, aga ka igasugused naljad või väljaütlemised, mis on sellise seksuaalse alatooniga, mingid jutud. Et need on samamoodi, mis meie piirid paika panevad ja kust tuleb ennast kehtestada ja tuleb teada anda, kui miski mulle ei sobi. Siis on intellektuaalsed piirid ja need on siis see, et meil kõigil on õigus oma mõteteks, oma arvamusteks, meil on õigus neid välja öelda. Ja et siis see ei ole see koht, kus keegi ütleb, et ei, et minul on kõige õigem arvamus, mina teen kõige paremini. Kõikide mõtted on lubatud välja öelda ja see on see, et tunda ennast turvaliselt, et ma võin rääkida, mida mina mõtlen, mida mina asjadest arvan, kuidas mina mõtestan ühte või teist teemat. Et see on see intellektuaalne pool ja kui nüüd lapsevanema rollist võib-olla rääkida, siis on siin võib-olla oluline arvestada sellega, et arvestada ka arengutaset nende intellektuaalsete piiride juures, et mitte lastega rääkida võib-olla sellistel teemadel, mis ei ole eale kohased või ei ole veel mõistetavad. Et näitena siis võib-olla see, et ei räägi vanematena oma paari suhte muredest, ei lähe jagama ja rääkima oma lapsega, kurtma lapsele, sest see ei ole eakohane ja ei ole see, mida peaksid vanemad lastega jagama, vaid peaksid need teemad saama omavahel ära lahendatud või siis minema kuskilt abi otsima selleks. Et see on näiteks üks intellektuaalse piiri näide. Siis on emotsionaalsed piirid. Ehk see, et meie tunded, need on ka olemas meiega kogu aeg, neid on lubatud väljendada, neid tuleb aktsepteerida, et nad on olemas ja need on muutumises, nagu ma enne ütlesin, ja et nad on väga erinevad ja me võime erinevates olukordades või erinevate asjade suhtes tunda erinevaid emotsioone ja see on normaalne. Ehk see on ka see, millega tuleb igapäevaselt arvestada. Siis materiaalsed piirid. Et see on nüüd see pool, et meil kõigil on oma mingisugune, raha muidugi, aga ka muu vara või siis mingisugused väärtuslikud olulised asjad meie jaoks. Et meie seame ise need piirid, et kuidas me neid tahame hoida ja kui me oleme valmis neid kellegi teisega jagama, siis mida me eeldame, et kuidas teised nendega ümber käivad või kuidas nemad neid hoiavad. Ehk siis, kui minul on mingid olulised asjad, siis mina kõigepealt otsustan, kas ma üldse olen valmis kellegagi jagama ja millisel viisil ma olen valmis jagama. Ja laste puhul on seda ka vanematena kindlasti oluline meeles pidada, et võib-olla juhtub seda ja tuleb ette, et vanemad ütlevad, et viisakas ja ilus on jagada oma asju. Jah, võib ju nii ka asjadest mõelda, aga siiski on mõned isiklikud asjad tõenäoliselt lastel ka, mida nad ei ole valmis mitte kellegiga jagama, tahavadki hoida endale, sest need on nii väärtuslikud ja neil on õigus selleks. Nii nagu meie täiskasvanutena ka võib-olla kõiki asju ei taha jagada. Mõni asi on väga-väga isiklik ja väga oluline ainult mulle. Ja siis on ajalised piirid. Ajalised piirid on siis ütleme eelkõige võib-olla selline ajaline planeerimine käib siia juurde. Et anda teistele inimestele ka võib-olla teada, et milline ajaline ressurss mul on mingisuguste tegevuste jaoks või mida ma olen üldse valmis ette võtma või et minult palutakse võib-olla erinevaid tegevusi või abi, aga mul ei ole selleks üldse tegelikult aega ja ressurssi ja ma pärast olen ise väga rahulolematu. Et siis ise ka endale teadvustada, et mitte siis lubada ennast igale poole liiga palju ära, ise teada oma ajalisi piire ja oluline on siis seda teistele ka välja öelda, julgeda öelda ei, et võib-olla see on see, et see ei ole ei kogu aeg, võib-olla see on see, et praegu hetkel on ei, et praegu mulle täna ei sobi või praegusel ajahetkel või praeguses eluperioodis, aga võib-olla kunagi teisel hetkel mul on selleks ressurssi, siis ma olen valmis kaasa lööma selles. Nii et ajalised piirid on ka kindlasti olulised, aga ma arvan, et vahel isegi võib-olla kõige raskemad, mida hoida.
eriti kui tahaks olla teiste jaoks olemas ja väga hea inimene, siis kiputakse oma ajalisi piire väga kergesti käest laskma. Nii, et see on siis see, kuidas võiks jagada üldisemalt ja laiemalt, et millist liiki piirid meil siis üldse olemas on, aga siis teine viis mõtestada on võib-olla läbi juba rohkem, tõesti natuke sügavuti, võib-olla läbi suhete. Et veel sellised 3 liiki piirid, hakkame siin ükshaaval minema slaidi kaupa, et natuke veel anda tähendust meie piiridele ja kuidas siis, milliseid piire siis on hea enda suhetes hoida. Ehk kõigepealt on siis hajusad piirid siin esimesel slaidil ja see on see olukord, kui meil suhetes on vähe autonoomsust ehk olla see mina ise, näidata neid eelnevaid piire, kõike julgeda näidata, mis seal eespool olemas olid sellel eelmisel slaidil. Ja kui meil on hajusad piirid suhetes ja siis on nad öeldakse ka sellised läbilaskvad, kus me lubame sekkuda väga kergesti oma isiklikesse asjadesse või siis sekkume väga kergesti teiste inimeste isiklikesse asjadesse. Ehk kõik võivad kõigi asjadesse sekkuda ja puudub selline justkui see isiklik ruum. Ja väga sageli on selle tulemus see, et päris suur segadus tekib, et kus siis mina algan ja kus siis teine lõpeb, et millised need minu mõtted on ja millised minu tunded on ja millised teise inimese mõtted ja tunded üldse on. Et perekonnas võib-olla lapsevanematena, eriti kui on lapsed veel väiksemad võib-olla, aga ikka suuremate laste puhul kindlasti, tekib võib-olla päris palju seda, et võetakse lapsevanemad, võtavad vanemate tunded, laste tunded kergesti üle. Et tahavad ju, et oma lastel oleks kõik väga hästi ja probleemid laheneksid kiiresti ära ja siis hakkavad ka oma laste eest tundeid tundma või laste eest mõtlema suisa vahel. Et see on märk siis sellistest hajusatest piiridest. Ja need hajusad piirid kahtlemata tekitavad ka sõltuvust üksteisest siis, et teistest inimestest sõltuvusi, et võib-olla oskusi ise hakkama saada, ise oma probleeme lahendada, endale sobivaid lahendusi leida, et see oskus ei saa väga hästi hajusate piiridega areneda. Nii, ja siis järgmised. Järgmine liik piiridest on siis jäigad piirid. Ja need on siis justkui vastupidised nendele hajusatele piiridele. Et need on sellised piirid, kus siis on vähe seotust omavahel ja ka tuntakse, tajutakse ja ongi seda vähe toetust, et igaüks ajab oma asja, teab, mida tema teeb, aga see, mida võib-olla teised minu kõrval teevad, ma ei tea, ega ma väga huvi ka ei tunne. Ega ma oma asjadest ka väga ei räägi ja ei tahagi rääkida. Et ega mind ju ei mõisteta ka, võib-olla kui ma räägin, see kogemus on selline. Ja siis kaob see seotus ja toetus omavahel kergesti ära. Aga samas on seal kõrval hästi palju sellist iseseisvust ja sõltumatust, mis iseenesest on ju hea, kõike võin teha nii, nagu mulle sobib ja ei pea millestki sõltuma ja olen hästi iseseisev. Aga tegelikult see aja jooksul võib muutuda ikkagi väga koormavaks ja kaasa tuua väga suure üksinduse tunde. Et tunnen, et ma olen üksi ja tegelikult me oleme ju loodud inimestena sotsiaalseteks olenditeks ja tegelikult meie turvatunne ikkagi on seotud teiste inimestega ja nendega koos olemise ja nende toetuse tajumisest sõltub siis ka meie turvatunne väga paljuski. Nii et jäigad piirid on siis need, mis jätavad meid väga sageli üksikuks. Ja kolmandat liiki piirid on siis selged piirid meie suhetes. Ja see on siis see, kus on olemas tasakaal selle vahel, et olen mina ise ehk see autonoomsus ja ma olen samas ka kaasatud, et ma ei ole üksi. Et siis selgete piiridega on selle kahe võib-olla pooluse vahel on siis tasakaal olemas. Ja kindlasti see selged piirid loovad ka siis seda turvalisust, ehk me saame rääkida, meie erinevused on aktsepteeritud, et me oleme eraldiseisvad inimesed erinevate tunnete ja mõtetega, erinevate väärtustega, erinevate vajadustega. Ja need kõik on aktsepteeritud ja samas ka toetatud. Et
kõik saaksid siis nii-öelda oma vajadusi rahuldada ja oma siis plaane ellu viia. Aga samas ei peaks sõltuma kogu aeg teistest või kuulama kogu aeg teiste arvamust, vaid võivad omada oma arvamust ka. Aga seda on võimalik ka välja öelda ja lubatud välja öelda, et kuidas mina asju näen, kuidas mina mõtlen, kuidas mina soovin asju teha. Ehk see on siis see, mis loob seda turvalist kokkuvõttes. Ehk siis sellised 3 liiki piirid, hajusad, jäigad ja selged on siis need piirid, millest mina nüüd ka, minust räägib praegu pereterapeut, kes ütleb, et mille poole kõik peaksid oma erinevates suhetes liikuma. Et saada siis seda tasakaalu ja turvalisust oma suhetesse rohkem. Aga vaatame siis edasi, et see on selline laiem teoreetiline mõte, aga liigume siis selle juurde, et meie piirid tegelikult on seotud väga palju meie käitumisega. Et see, kuidas me käitume, väljendab tegelikult meie piire, aga samas teistpidi on see, et ega meie käitumisest ei pruugi ikkagi kõrvalseisev inimene väga kergesti ära aimata, et mis see minu piir on täpselt. Ja tegelikult see ikkagi on oluline, et ma püüan seda ka väljendada ja ma püüan seda ikkagi sõnadesse panna. Et mis see minu käitumine täpselt tähendab ja mis selle käitumise taga on. Sageli, miks seda siis välja ei öelda, et miks ma täna nii käitun, miks mulle täna ei sobi nii, eile ju sobis, täna enam ei sobi. Aga me loodame siis, et ma väldin konflikte. Võib-olla ta siis aimab ise ja küll tema saab hakkama ja eriti, kui on need võib-olla jäigad piirid ka seal omavahelistes suhetes, et siis pigem on hea mitte üldse rääkida. Ja vahel on ka võib-olla see ootus, et ta võiks ju ise ikkagi aru saada, mis minuga toimub, eriti kui me oleme pikaajaliselt võib-olla koos elanud, me oleme pikaajalised sõbrad, et ta peaks ju ise juba lugema mind ja teadma kõike, mis minu käitumine tähendab. Aga tegelikult see ei pruugi üldse nii olla, et inimene võib lugeda midagi väga valet minu käitumisest välja ja hoopis hakata tegema selliseid muutusi oma käitumises, mida mina tegelikult ei vaja üldse või mis ei olnud üldse minu ootus. Ehk selleks, et konflikte siis ennetada ja saada siis nii-öelda see või jõuda mingisuguse soovitud muutuseni, siis on oluline oma vajadustest rääkida ja ka siis enda piire teiste inimestega kehtestada, neile teada anda, mis need minu piirid on. Ehk siis käitumine justkui on märk ja näitab midagi, aga oluline on ikkagi see, et ma ka sõnades sinna juurde räägin ja oma piire kehtestan. Ja mis see siis kehtestamine, et selline mina siia olen sõnastanud ja nii see tegelikult teoorias üleüldiselt ka on, et on enese kehtestamine. Võib-olla kõlab natukene karmilt esialgu, aga tegelikult on see väga oluline ja see tähendab enese kehtestamine just see, et ma räägin iseendast ehk ma räägin mina keeles. Ja see tegelikult loob kõigile hoopis seda turvalisust juurde. Et ma räägin endast, ma ei püüa teist inimest kuidagimoodi rünnata või arvata midagi tema kohta, vaid ma räägin see, mis on, nagu eelmisel slaidil oli, mis on minu vajadus, mis on minu piir. Ja endast rääkides julgen ka välja öelda oma tundeid, mida võib-olla teise inimese käitumine mulle kaasa toob, aga ma räägin iseendast, neid tundeid ei saa keegi ümber lükata ja kahtluse alla seada, vaid ma räägin see, kuidas mina tunnen ja kuidas see käitumine mind on mõjutanud. Aga teistpidi ma võtan ka vastutust nende tunnete eest, et ma ei oota, et see teine inimene peaks hakkama mu tundeid kuidagi ära võtma aga tal on võimalus oma käitumist muuta. Kui ma talle teada annan, kuidas tema käitumine mind tundma paneb ja kuidas see mind mõjutab. Ehk iseendast rääkides ma olen hästi siiras ja ehe. Ja see on mõjus ja see väga sageli paneb teist inimest tahtma oma käitumist muuta. Ja teine pool selle enese kehtestamise juures ja mina keeles rääkimise juures on oluline, mis tegelikult siin eelmistel slaididel ka juba kõlas, et see jätab ruumi ka teise inimese arvamusele. Et teisel inimesel on hoopis teised tunded ja mõtted ja tema saab iseenda eest rääkida. Et mina ei pane talle ka mingeid tundeid või mõtteid või külge, et miks tema käitub just nii, nagu tema käitub.
Ja ehk siis, kui ma kehtestan ennast, siis ma julgen siiralt öelda ei, kui mulle midagi ei sobi. Ja siis on oluline koht, mis siin slaidil välja toodud, et kui mul siis tõesti on konkreetse inimesega mingisugune probleem või raskus, siis ma ei lähe rääkima kolmandale inimesele sellest. Ja pannes siis vastutust võib-olla isegi sellele kolmandale inimesele, et kuule, sina tunned teda paremini või et sa oled temaga alati paremini hakkama saanud, et äkki sa aitad mind või siis võib-olla ma ei ütle isegi seda välja, vaid niimoodi vaikimisi loodan, et kui ma sellele kolmandale inimesele ära räägin, et no küll ta siis võib-olla paneb selle inimese paika, kellega minul probleemid on. Aga tegelikult enese kehtestamine ja oma piiride seadmine ikkagi eeldab seda, et me räägime otse selle inimesega, kellega meil on mingisugused raskused endal. Ehk see kolmas inimene tegelikult võib-olla korraks aitab, aga tegelikult pikaajaliselt seda probleemi lahendada ei aita. Nii, ja siis kordab juba natuke seda, mis eespool oli, et räägi ise oma ootusest, mitte ära eelda seda, et teine saab aru. Ehk kuidagi käitumisega või oma olekuga väljendan seda, et tulen õhtul koju, tegelikult pea valutab ja hirmus väsinud olen ja siis olen kogu aeg selline turris, aga ei ütle ka, et mul täna pea valutab või et mul oli hirmus raske tööpäev, vaid et lihtsalt porisen üksi seal omaette nurgas ja las teised saavad hakkama. Aga kui ma natukenegi endast midagi räägin ja ütlen välja, kuidas minuga praegu on ja kuidas ma ennast tunnen, siis teistest tekib palju rohkem mõistmist ja arusaamist ja tegelikult nad isegi võib-olla tahavad mulle siis toeks olla. Nii, ja siis üks väga oluline koht on see, et tuleb anda teistele inimestele ka aega. Et kui ma võib-olla ei ole väga palju oma piiridest rääkinud või on minu piirides mingisugused muutused suisa, et siis anda aega, et teine inimene saaks ka harjuda. Kui ma olen välja öelnud, ennast kehtestanud, et mis mulle sobib või ei sobi, et siis vajab teine inimene aega ja vajadusel tuleb ka korrata seda oma piiri ja ennast uuesti kehtestada. Sest vahel on need muutused võib-olla tunduvad nii suured, et kui ennem kogu aeg olen vaikinud ja võib-olla mitte väga palju endast rääkinud ja ennast avanud, et siis nüüd teed midagi hoopis teistmoodi. Ja see tundub selline väga harjumatu ja võib-olla isegi uskumatu. Ja siis vajab inimene, et talle korduvalt seda öeldakse ja ka natuke aega, et harjuda selle muutusega. Nii, aga siis piiride seadmise juures on siis ka kuulamisel selline oluline koht ja see on eelkõige juba see pool, et mina sean oma piire, aga ma arvestan ka teise inimesega ja teisel inimesel on piirid ja me ju kuidagi vastastikku suhestume. Ehk kuulamine on ka justkui võimalus hoida piiri ja seada piiri. Ehk siis mina kuulan ära teist inimest ja see kuulamine või keegi teine jagab minuga midagi, ei eelda, et ma kohe peaksin talle nõu hakkama andma või et teine inimene tahab üldse minu nõu kuulda. Et oluline on see, et inimene saaks tunda, et teda mõistetakse, ta on saanud oma mõtteid ja tundeid jagada, aga nõu jagame me siis või anname siis, kui inimene võib-olla päriselt seda ise küsib. Ehk me saame anda valiku, et kas sa soovid, et ma lihtsalt kuulaksin sind või sa soovid ka mingisugust tagasisidet minult saada. Me võime selle täitsa sõnastada ja öelda välja, et anda nii-öelda selle valiku, et tema ise otsustab. Aga et ise ei lähe lahendusi pakkuma, oma arvamust võib-olla isegi peale suruma, sest et see piirab ka seda, et teisel inimesel on võib-olla oma lahendused, oma arvamus asjadest, aga et kui ma lähen väga oma nõuga peale, siis võib-olla need jäävad kuulmata või kaob ära see julgus, et issand, nad on nii erinevad, ma ei hakkagi rääkima ja ta nagunii ei saa minust aru, mis ma siin ikka räägin. Ja võib ka olla see, et see piiride seadmine jääb ära ja tegelikult see inimene ja võib-olla meie omavahelises suhtes ikka põrkume jälle samade teemade ja samade raskustega, sest ühe poole mõtted on kogu aeg võib-olla domineerivad, eriti laps ja vanema suhtes võib seda kergesti juhtuda.
et vanemad ju ikka tunnevad, et mina tean paremini ja mul on nii palju kogemusi rohkem, et tahaks kohe lapsele nõu hakata andma, enne kui teda rahulikult ära kuulata. Ja kuulamine on kindlasti see teema, ma tean, et üks koolitus on siin veel varem olnud just kuulamise teemal, et kindlasti julgustan ja soovitan, et seda ka kuulata, et õppida siis seda kuulamist ja selle väärtust enda jaoks võib-olla veel mõtestada, kelle jaoks see selline oluline teema on. Ja ma arvan, et kuulamine on üks oluline baasoskus ka piiride seadmise juures ja teiste piiridega arvestamise juures. Nii, nüüd tasakesi hakkame siis liikuma selles suunas, et piirid ja lapsevanemaks olemine. Aga et ennem mõtestada, et kust mina ise võib-olla tulen lapsevanemana ja et kuidas mul oma piiridega on, et tegelikult meie kõikide piirid on ajas ikkagi ka muutuvad, et nad ei ole sellised staatilised, püsivad. Me tuleme mingisuguste piiridega juba oma lapsepõlvest, oma päritoluperest, meie vanemad või teised olulised inimesed, kes meie ümber on olnud, on seadnud mingisuguseid piire, andnud kaasa mingisuguseid kogemusi ja teadmisi. Aga need võivad ajas muutuda, lihtsalt toimub areng minus endas ja toimub areng minu ümber ja võib-olla need piirid, mis siis toimisid, kui mina laps olin, siis võib-olla need tänapäevas enam ei ole üldse nii vajalikud ja sobivad. Ja siis on täiskasvanuna ja just eriti lapsevanemana väga suur vastutus ka seda märgata ja võtta see vastutus ja teha neid muutusi, aktsepteerida, et piirid on muutumises ja et minu peres ja minul oma suhetes lastega võivad olla hoopis teistsugused piirid, kui mul olid oma vanematega. Aga et neid muutusi siis teha teadlikult. Et ühesõnaga, piirid ei ole staatilised, vaid nad on kogu aeg muutuvad ja arenevad koos meiega. Ja minnes siis veel edasi selle täiskasvanu vastutuse ja ka täiskasvanu mõju juurde, siis et lapsed saavad sündides kaasa meilt juba midagi läbi geenide, et saavad siis oma soo saavad kindlasti, oma keha ehituse, ka selle, millised nende füüsilised eeldused on, ka tegelikult intellektuaalsed eeldused või ka mingisugused nõrgemad kohad. Tõenäoliselt ka temperamendi, vähemalt mingis osas, saavad meilt kaasa geneetilisel teel, aga väga palju mõjutab ikkagi seda arenevat last ka see, et kuidas on suhestumine täiskasvanutega tema elus. Et ikkagi tema isiksus areneb elu jooksul ja suhetes teiste inimestega, tema enesehinnang kujuneb suhetes teiste inimestega, ka võimekus ehk oma potentsiaal ja nii-öelda see kaasasündinud võimekus, mis on, et need saaksid siis oskusteks areneda, elus rakendatud saada, et need jälle sõltuvad ikkagi, millised on inimesed minu ümber, kuidas nad minuga suhestuvad, kuidas nad mind toetavad, kui turvalise keskkonna nad mulle loovad. Ja kõige olulisemad ja kõige esimesed inimesed selles protsessis on kindlasti lastele vanemad. Nii. Ja mida siis lapsed vanematelt vajavad? Minule väga endale meeldib ja ma tavaliselt räägin seda ikkagi ka kõikidele vanematele, et tegelikult lapsed vajavad seda, et vanemad näitaksid lastele oma piire. Annaksid lastele võimaluse ennast tundma õppida. Ma olen tegelikult selle mõttekäigu võib-olla mõtlema, kust see mul tuleb ka ja ma olen selle vist võtnud sellisest raamatust, on Jesper Juuli Minu piirid, sinu piirid, see on ka seal raamatute lugemisel nimekirjas. Et tema hästi on ka seda mõtet avanud oma raamatus, et lapsed ei vaja nii väga seda, ja räägitakse võib-olla sageli või on varasemalt võib-olla rohkem räägitud seda, et on vaja lastele kogu aeg mingeid piire ümber tõmmata, seada neile piire ja kehtestada piire laste ümber. Aga tegelikult see, kui me anname lastele teada, mis on meie piirid, mis meile sobib, ei sobi
mida meie vajame, ei vaja, julgeme endast rääkida ja lubame ka lastel enda vastu huvi tunda, siis tegelikult see juba seab need vajalikud piirid. Ilma, et me peaks kogu aeg lapsi piirama ja kohutavalt reegleid kogu aeg seadma oma iseenese tarkusest ja võib-olla seda last ja tema individuaalsust mitte nii palju arvestades. Ehk siis olge julged vanematena näitama oma piire, millised inimesed te olete, mitte ainult millised vanemad te olete, et see on ka lastele oluline, nad saaksid teid tundma õppida. Ja teine oluline punkt selle juures, et lapsel on 2 vanemat ja need 2 vanemat on kindlasti erinevad inimesed, mis on juba sõltub soost kindlasti, aga ka nende enda kogemustest, mis neil elus on olnud, millised väärtushinnangud neil on. Ja oluline on see, et lapsel oleks võimalik mõlemat vanemat tundma õppida ja märgata ja näha ka, et nad on erinevad ja hoopis kogeda seda, et need erinevused täiendavad seda elu ja täiendavad vanemad ka üksteist tänu sellele, et nad on erinevad. Ja lapsed saavad ühe vanemaga ühesuguseid kogemusi ja teise vanemaga teistsuguseid kogemusi ja see on tegelikult hoopis rikastav. Ehk näha seda positiivsena, et vanemad ei pea olema kogu aeg ühtemoodi ja näitama, et nad on kogu aeg ühtemoodi, mõtlevad ja tunnevad kogu aeg ühtemoodi või et isegi, et neil kõik väärtused ei pea olema samasugused ja kogemused niikuinii on neil erinevad. Ehk vanemad ei ole üksteise koopiad ja seda võib julgesti lastele ka näidata. Ja oluline siis tegelikult, mida ma siin juba rääkisin, aga viimane lause veel kinnitab seda ka üle, et vanemad peaksid ikkagi oma piiride eest ka võtma seda vastutust, neid selgelt väljendama ja võtma ka vastu selle otsuse, mitte jääma kuidagi ebaselgeks ja ebalevaks oma piiride, oma vajaduste osas, sest tegelikult see paneb vastutuse lapse õlule, et laps justkui peab hakkama otsustama, et mis on olnud võib-olla selline vaba kasvatuse selline laine on mingil perioodil väga hoogne olnud, siis on olnud see, et otsusta ise laps, mis sa tahad, kuidas sulle sobib. Et väikelastega ka, et valikuid on palju ja siis tegelikult tekivad hoopis need tugevad emotsioonid ja suur segadus selle lapse sees. Aga et kui vanemad siis võtavad vastutuse, näitavad oma piire ja ei ole sellised ebaselged ja jätta lapsele väga palju valikuid, millega nad võib-olla esialgu veel oma vanuse tõttu toime ei tule, siis tegelikult see on see, mis punktis laps hoopis tunneb ennast turvaliselt, sest ta näeb, et vanem võtab vastutuse ja teab ja hoolib temast. Nii. Mida siis veel vanematelt lapsed vajavad? Vajavad loomulikult seda ka, et mitte siis ainult, et lastel on võimalus oma vanemaid tundma õppida, vaid et lapsel, vanemal on ka lapse suhtes huvi ja tahab ka oma last tundma õppida. Et eriti kui veel peres on mitu last, näha ka lastes erinevusi. Et kõik lapsed ei ole ühesugused, vaid minu laps on teistsugune kui kellegi teise laps ja õppida oma last tundma, tema erisusi, tema eripärasid, tema tugevusi, tema nõrkusi. Et see on kindlasti oluline ja lapsele samamoodi jälle turvalisust loov, et vanem tahab näha mind sellisena, nagu mina olen ja tunneb mu vastu huvi. Aga siinjuures on oluline see, et vanem siis oleks hea kuulaja, püüaks mõista ja aru saada, kuidas laps kogeb mingisuguseid olukordi või tervenisti seda maailma ja püüaks mõista ja püüaks aru saada ja austaks, et lapsel on oma piirid. Et ka temal on oma piirid ja kuulaks ka neid ja tahaks nendega arvestada. Ehk austaks siis lapse piire samamoodi, nagu tahab, et tema piire austatakse. Ja kuulamise juures kindlasti selline hea tehnika ja on aktiivne kuulamine võib-olla nii mõnelegi teist juba tuttav. Ehk vanemana siis nii-öelda see nipp, kuidas siis hästi kuulata, on see, et kuulata, mida laps ütleb, püüda sellest aru saada ja talle ka seda siis oma sõnadega ümber öelda.
mitte siis sellise pika jutuna, nagu mina siin teile praegu loengut pean, vaid selgelt ja konkreetselt lapse kuuldud mõte siis oma sõnadega talle öelda ja saada kinnitust siis lapselt, et kas ma sain tast õigesti aru ja väga hea ja on ka, kui ma märkan või panen tähele, et võib-olla laps ise väljendab oma mingit tunnet või ma siis tajun, et seal on mingisugune tunne ka seotud nende mõtetega ja ma püüan seda ka peegeldada. Ja laps saab seda siis kas kinnitada või siis ümber lükata, et kas ma sain õigesti aru. Ja kui ma ei saanud õigesti aru, siis laps alati parandab ja täiendab ennast. Ehk siis aktiivne kuulamine, et see on olulisel kohal, kui õppida tundma oma last ja soovida teda mõista, temast aru saada, tema piire arvestada. Ja tunded, ma ei saa sellest ka üle ega ümber. Et piiride juures on tegelikult olulised kindlasti ka tunded ja need võib-olla see, kui kellegi piiridest kas on üle astutud või siis see, et meie piirid... Nii, keegi hakkas jutustama või? Ahaa, ma kuulen mingit sahinat. Et kellegi piiridega võib-olla meil on mingid põrkumised, et siis see väga sageli väljendub võib-olla mingisugustes tunnetes. Ja need tunded peegelduvad meile või on nähtavad esialgu siis käitumises, et siin on ka see koht, et kus vanemana võib-olla märgata, et võib-olla me kipume ütlema lapsele, et mis on mossitad ja sa jälle virised. Aga tegelikult seal taga on see, et laps on kurb või laps on milleski pettunud, et tema ei saanud võib-olla seda, mida tema oleks tahtnud. Paraku ongi elus, tuleb pettumusi ka ette, alati kõik ei lähegi nii, nagu mina soovin. Et hoopis märgata seda tunnet selle lapse käitumise ja oleku taga. Ja mitte panna sinna külge seda silti või seda hinnangut, et võib-olla sina siin ei saa hakkama ja laps saab hoopis selle tunde, et ma olen vale ja ei sobi. Et selle tõttu on need tunded olulised ja julgeda vanemana ka siis neid tundeid sõnadesse panna, seda tundes sõnavara ka lastele järjest juurde anda. Et siis nad õpivad ja hakkavad juba ise välja ütlema, mis nendega toimub. Ise ei saa lihtsalt sellise mossis näoga käed rinnal risti nagu siin pildi peal. Ja et vanemad siis lubavad ka neid tundeid tunda, mitte ainult see, et tunne sai välja öeldud, et nüüd on punkt, nüüd lõpeta tundmine ära. Et siis laps võib ka neid tundeid väljendada ja et see tunde püsimine võib olla mõnda aega selle lapse sees. Ühel hetkel ta läheb nii või teisiti mööda ja tuleb uus tunne, aga et praegu ma tunnen ennast kurvalt, siis mul on lubatud olla kurb. Et see on võib-olla vanemana vahel päris raske, kui mul endal ei ole võib-olla vanemana olnud seda kogemust, et kas mul on lubatud lapsena kurb olla või kas mul praegu lubatakse, kas ma saan olla praegu kurb, kui ma olen ja seda näidata ka teistele. Et see on see vanemana mõtlemise koht, et kuidas mina ise oma tundeid väljendan, kuidas mina oma tunnetega toime tulen ja mida ma siis oma lapsele luban või ei luba. No et ühesõnaga tunded on ka märk mingisugustest piiridest või piiride võib-olla põrkumisest, võib-olla konflikti momendist. Ehk tunded räägivad päris palju meile ja neid tuleb lubada. Ja nendest püüda ka siis neid mõista ja püüda võib-olla aru saada, mis nende taga on. Ja mõned võib-olla sellised mõtted selle kohta, et mille järgi vanem võib aru saada, et ta on võib-olla ignoreerinud oma lapse piire. No näiteks, kui me rääkisime siin enne eespool päris alguses, et on inimesel füüsilised piirid, siis vahest pannakse lapsi viisakusest, vanemad panevad mingeid asju tegema, et viisakas on ikka, et sa pead kallistama, aga kui teine tuleb sind kallistama, siis sa pead vastu kallistama. Aga tegelikult see võib olla lapsele väga ebameeldiv ja ta ei soovi seda, sest tegelikult lapsel peaks olema õigus ka seda oma piiri hoida ja ise valida, kas ta kallistab ja keda ta kallistab. Mitte see, et kui teine soovib, et siis ma kindlasti pean kallistama.
Et võib-olla selline hea mõtlemise koht, kas on minuga juhtunud vanemana seda, et ma olen palunud oma lapsel kindlasti, et sa pead minema ja teist kallistama, et see on viisakas, sellepärast ainult. Ja siis vahel ka sellised võib-olla natuke sellised mõtlematud hetked või enda sellistest emotsioonide virvarrist võib-olla välja pursatud sellised laused, et sa oled paha või et ma ei tea, sa kunagi ei saagi hakkama nende asjadega või et ma ei tea, sa ei saa vist kunagi neid asju selgeks, sa ei saagi kunagi õppimisega hakkama ja et igasuguseid selliseid lauseid võib-olla sellises pahameeles vanemad vahel ütlevad, aga see tegelikult mõjuvad lastele väga tugevalt ja ületavad väga tugevalt nende piire, tekitavad süütunnet ja eneseväärtuse tunde vähenemist. Need väga tugevalt ületavad lapse isiklikke piire. Ja vanemate öeldud eriti on mõjusad selle koha peal kahjuks. Ja et kuidas me veel ignoreerime, võib-olla vahel ka see, et hakkame mõtlema nii enda lastest kui teistest, et kui laps ei tee nii, nagu talle öeldakse. Tegelikult märkan võib-olla, et seda järjest vähem on, aga võib-olla meie vanematena veel tuleme sellest keskkonnast või sellisest ajastust, kus oli see, et kui laps ei tee nii, nagu vanemad ütlevad, siis ta on raskesti kasvatatav ja problemaatiline, et kohe saab märgi ja sildi külge. Aga tegelikult on võib-olla lapsel mingisugused oma piirid, mida ei ole kuuldud ja mida ei ole lubatud lapsel väljendada. Ja siis tema käitumine muutubki aina keerulisemaks ja problemaatilisemaks selle tõttu. Ja siis sellest eelnevast ajendatult tuleb edasi see ka, et lapsed üldse, et nende soovide esitamine ja piiride näitamine, et see ongi selline kohatu, et vanemad ütlevad ikka, kuidas asjad käivad ja vanematel on palju kogemusi ja vanemad on kõige targemad ja nemad teavad. Et need on siis need mõned mõtted, kuidas võib juhtuda, et vanematena võime oma laste piire ignoreerida ja üldse mitte märgata ja oluliseks pidada. Nii. Ja mida siis need selged piirid, kui me eelnevalt rääkisime ja mina ütlesin ka, et need selged piirid on siis need, mis on igas suhtes kõige toetavamad, et kui lastega meil selged piirid on, mis need siis lapsele annavad? Et kindlasti annavad sellist sisemist kindlust ja rahu ja sellist ka sisemist tasakaalu loovad lapse sees. Ja nad tunnevad ennast väärtuslikuna, olulisena. Neil on turvaline olla koos meiega ja neil on kuuluvustunne, nad tunnevad, et nad kuuluvad kuhugi, nad on olulised. Neid soovitakse ja vajatakse. Et see on kõikide jaoks väga-väga oluline tunda, et ma kuulun kuhugi, ma olen oluline mitte ainult kõigepealt perekonnas, aga mitte ainult perekonnas, vaid ka muudes suhetes, mis juba kodust väljapoole jäävad. Et seal samamoodi lapsed vajavad tegelikult selgeid piire ja tunnet, et nad on väärtuslikud just sellistena, nagu nad on. Ja see tegelikult kujundab väga palju nende enesehinnangut ja ka tegelikult kujundab läbi selle ka nende tulevikku, kuidas nad siis oma eluga, iseseisva eluga pärast toime tulevad. Ehk siis need selged piirid, mis selle eespool rääkisime, on väga olulised ja mõjutavad väga palju lapse arengut ja potentsiaalide kasutamist. Ja kuidas siis seda eneseväärtuse tunnet ja seda ka lapse piire arvestada ja tema olulisust nähtavale tuua, et panna ka siis tähele ja tunnustada oma last. Et kui ma märkan mingisuguseid muutusi, et laps on õppinud siis mind tundma ja mõistab minu piire ja teeb ka oma käitumises mingeid muutusi. Et siis ma märkan ja ma ütlen selle välja ka lapsele ja jagan seda temaga või et ma märkan mingisugust tema oskust, mis ta on omandanud. Ja kuidas ma siis imetlen võib-olla seda või mingit omadust, mis tema juures on välja hakanud paistma.
ja need saavad välja paistma hakata siis, kui laste piiridega on arvestatud. Ja neid on, nende erisusi on ka aktsepteeritud. Ehk siis ma annan teada ka oma positiivsetest emotsioonidest, mitte ainult see, et siis, kui minu vajadused on rahuldamata või mulle midagi ei sobi, et ainult siis ma räägin piiridest. Ma räägin ka nendest piiridest, kui ma ennast hästi tunnen. Ja kui võib-olla laps paneb mind, mitte paneb, vaid et kui ma lapsega koos ennast hästi tunnen, et laps ei pea midagi tegema selleks, et vanem ennast hästi tunneb, aga et see, et ma tunnen ennast lapsega koos hästi, et see saab sõnadesse pandud. See on väga suur ja oluline lapse enesehinnangu loomise koht. Aga siis, kui ma seda tunnustamist teen ja ütlen, et mulle midagi väga meeldis, mulle midagi väga sobis, et siis on oluline, et ma ei tühistaks seda ära. Et ütlen küll, et mulle meeldis väga või mulle sobis väga, kuidas sa seda või teist tegid, aga kui me see teine pool sinna tuleb, siis väga kergesti tühistab ära selle, mis ma ennem ütlesin ja kuidas ma last tunnustasin ja millist muutust ma märkasin. Siis kohe tuleb, aga tegelikult sa saaksid veel paremini. Tuleb sinna võib-olla otsa. Ja see tühistab tegelikult selle ära, mis ma eelnevalt ütlesin või et, aga jah, sellega see mulle väga meeldis ja see on hästi, aga tead, see teine asi ei tule sul üldse ikka välja. Et see kohe tühistab ära selle, mis ma enne ütlesin. Nii et püüdke ennast pidurdada selle koha peal, et seda aga lause teist poolt enam ei tuleks. Et sellest agast võib-olla saab teisel hetkel ja teise koha peal rääkida. Et ma ei ütle, et see ei ole oluline. Et näidata jälle oma võib-olla piire ja oma vajadustest rääkida, aga et mitte sinna tunnustamise otsa tühistavalt seda kohe tuua. Ja oluline ka, et kuidas see siis mulle mõjus, et lapsele teada anda ka, et see, et tema siis on mingisuguse muutumuse oma käitumises teinud või et see, et ma näen tema mingisugust arengut, et kuidas see mulle mõjub. Ehk see on jälle oma piiri näitamine, aga positiivses mõttes, et mis see minuga teeb, kui oluline see mulle on, kuidas ma seda väärtustan. Ja siis jälle see ka, et kui ma siia veel tunde juurde panen, et kuidas see mind tundma paneb, kui ma selliseid asju märkan oma lapse juures, et siis see annab sellele oluliselt rohkem kaalu, sellele tunnustamisele ja on ka väga oluline. Ja jälle õpetab ka lapsele oma tundeid näitama, oma tundeid ka sõnadesse panema. Ehk oma piiri näitama. Nii, ja siis lubasin natuke puudutada seda ka, vähemalt reklaamisin välja ja ma arvan, et see on oluline koht, et mõista ka seda, et lapse piirid on ka tema arenguga kaasas käivad, nii nagu ka tegelikult täiskasvanud. Me kogu aeg kõik tegelikult areneme, et ei ole nii, et kui täiskasvanusuks saame, et siis kuskil lõpeb see areng ära. Me kõik tegelikult areneme ju läbi elu ja laste areng muidugi on see, mis on hästi kiire, eriti seal väikelapse eas, mis siin praegu slaidil ka kirjas on, et siis on see areng eriti kiire ja piirid võib-olla eriti kiirelt ka nendega koos muutuvad. Ja väikelaste puhul, eriti siis beebid alguses, see on üsna normaalne, need piirid siis on need läbilaskvad ehk need hajusad. Natuke olen siin teist sõna kasutanud, aga see on seesama, mis me selle eespool rääkisime, need hajusad piirid, et kus võib-olla ongi see, et vanemad on eriti siis võib-olla emad, et lihtsalt seal on selline hormonaalne pool ka, mis seda mõjutab, aga et miks emad just on tundlikumad, aga isad ka, et me oleme lihtsalt tundlikumad ja võib-olla kergemini kipume nende laste tunnetest olema mõjutatud või sellest, kuidas lapsel praegu on. Ja siis need piirid on sellised hajusamad ja läbilaskvamad ja see on tegelikult selles vanuses üsna normaalne. Aga et see ajas peaks hakkama liikuma ikkagi selles suunas, et ka väikelapsega piirid lähevad järjest selgemaks. Ehk siis vanem ei unusta ära ka oma vajadusi. Et vanema vajadused on samamoodi olulised ka siis, kui laps on väike ja sõltub väga palju lapsevanematest, siis mõlemad vanemad on ka oma vajadustega olulised ja peavad saama ka oma vajadusi rahuldada. Ja siin me ei saa tõesti eeldada võib-olla, et see väike laps veel kohe mõistaks seda meie piiri, eriti beebina, aga mul on olemas seal teine vanem kõrval,
kellel rääkida oma vajadustest ja oma piiridest ja tegelikult ikkagi saab juba väikelapsega ka oma piire järjest ikkagi näidata ja anda seda võimalust ennast tundma õppida. Mida võib-olla ühe vanemaga koos tehakse, mida teise vanemaga, kuidas üks vanem minuga mängib, kuidas teine vanem minuga mängib. Et see on juba see tundma õppimise protsess, enda piiride näitamine väikelapsega. Ja väikelaps vajab siis seda ka, et õppida teda tundma. Et ei ole nii, et kõik väikelapsed on kõik ühesugused. Ei, nad on kõik väga-väga erinevad. Isegi kui mul on mitu last, siis nad on ikkagi väga erinevad. Et tema individuaalsusi õppida tundma, arvestada nendega, et see on kindlasti see protsess, mis seal väikelapse eas on oluline ja ma arvan, et igale vanemale ka tegelikult koheselt märgatav, kuidas, kui on peres mitu last, et kuidas nad üksteisest erinevad. Ja siis ka austada seda erinevust. Ja arvestada muidugi väikelapse eas, kui ma ütlesin, et see areng on hästi kiire, et siis kindlasti ka selle arenguga, et mida see laps tegelikult on võimeline ja suuteline üldse tegema. Et ei ole need ootused ka lapsele tema arengutasemest ja võimekusest kuidagi üle. Ehk me ei oota siin, et sa juba peaksid saama kiiremini ennast riidesse või et need teised lapsed siin juba kõik oskavad meil kodus, seovad ise endal kingapaelad kinni, sa ka peaksid. Ei oska ju veel, ei saa või et kuidas sa ikka sööd nii, et sa kogu aeg oled kõik must ja kõik riided saad mustaks. Ei ole veel see koordinatsioon ja see peenmotoorika nii hästi arenenud. Et ajataju näiteks või ajalised piirid, et väikelapsed ikka väga kehvasti veel tajuvad ja mõistavad neid, et vanemal on hirmus kiire, aga laps ei saa sellest üldse aru, sest tal ei ole sellist ajataju, nagu on täiskasvanul. Et selle kõigega siis arvestada. Ja edasi siis juba siis, kui laps saab kooliealiseks, et millega siis arvestada? Et kooliealised lapsed, nende puhul kindlasti on juba see, muidugi algab see juba lasteaiast, aga koolieas muutub see eriti oluliseks, et tuleb väga palju uusi sotsiaalseid suhteid. Ja see kindlasti hakkab piire mõjutama või et see, kuidas oma piire väljendatakse, neid näidatakse või ei julgeta neid näidata, on mõjutatud sellest kindlasti, et kuidas on nende piiridega arvestatud siis peres, kodus, et kuidas siis teistes suhetes lapsel õnnestub nende piiride väljendamine ja teiste piiridega arvestamine ka. Aga et vanema poolt on oluline siin mõista seda, et need sotsiaalsed suhted või suhted teistega muutuvad võib-olla kohati vahel isegi olulisemaks kui see, et vanematega midagi koos teha või. Et siis see on normaalne arenguprotsessi osa ja oluline vajadus, kus laps võibki hakata teistsuguseid piire ka kodus näitama ja väljendama ja teistsugused tunded võivad tulla hoopis tänu sellele esile. Ja siis on oluline, et vanem on olemas lapse jaoks, aga samas julgustab last ka kogu aeg saama oma kogemusi. Et ei ole jälle seda kohta, kus vanem ütleb, mina tean, mul on kogemused, ma olen tark ja mina olen ka koolis käinud, mina olen ka õppinud, mina tean, kuidas asjad käivad ja mina ütlen, nii peab tegema. Aga lubada ka siis lastel proovida ise, saada oma kogemused ja teha asju ka teistmoodi, kui võib-olla mina olen teinud. Et see on ka kindlasti lapse arengut toetav ja tema piire arvestav ka, mitte mina vanemana siis ei hakka oma piire peale suruma. Ehk siis see pool on oluline, aga siis vanem ikkagi ka ei muutu vähem tähtsaks oma piiride ja oma vajadustega, et see jääb ikka jätkuvalt, et vanem ja võib-olla ka seal koolieas ikkagi on juba ruumi rohkem selleks, et laps ei ole enamgi sõltuv nii palju vanemast, et see enda piiride, enda tunnete näitamine ja ka väljendamine, sõnadesse panemine siis, et see on oluline. Ehk see on see, kuidas me oleme ka oma lastele eeskujuks.
et see, mitte et me õpetame ja viibutame sõrmega ja ütleme, kuidas peab ja mis on õige, vaid see tegelikult, kuidas meie ise igapäevaselt oleme, käitume ja oma elu elame, see tegelikult on väga suur eeskuju ja see õpetab ka lapsi, kuidas siis vanemad enda vajaduste ja piiridega toimetavad ja sellest siis lapsed võtavad tegelikult väga palju eeskuju ja hakkavad seda järgima. Et nii palju jutustamist alati ja sõnadega noomimist ei ole tegelikult vaja, vaid on just vaja see, et elada ja näidata enda ehedust ja olla siiras oma lastega. Aga muidugi mitte pannes vastutust, et lapsed peavad siis kuidagi hakkama toetama või aitama seda vanemat. Vaid lihtsalt anda teada, kuidas minuga on ja milline inimene mina olen. Ja siis tuleb ühel hetkel see teismeiga. Ja siin on nüüd see koht, kus tuleb väga palju tõenäoliselt virvarri nendes piirides. Need piirid võivad olla väga palju kogu aeg pidevas muutumises ja liikumises, sest et siin toimuvadki selle noore inimese sees väga suured muutused ja see, kuidas ta suhestub sellega, mis tema ümber on. See kogu aeg väga palju muutub ja see mõjutab hästi palju seda piiride kujunemist, oma piiride tajumist. Et see on selles mõttes piiride mõttes ka kindlasti üks kõige mitmekesisem periood elus, nii vanemale kui ka sellele noorele inimesele endale. Ja siin on nüüd oluline see, et vanem siis mõistaks seda ja oleks rohkem paindlikkust nendes piirides ka, mida siis võib-olla vanem vahel näeb, et laps võib-olla vajaks või kuidas asjad peaksid olema, aga et annaks seda ruumi selleks iseseisvuseks ja samas jälle olles kogu aeg olemas, vajadusel toetades, aga mitte oma toetust jälle peale surudes või seda pakkuma minnes. Et hästi palju on vaja olla seal selline paindlik ja tunnetada ja tegelikult julgust ka ikkagi küsida ja sõnadesse panna ja ka väljendada seda, kui vanemana võib-olla mul on segadus tekkinud ja ma ka ei saa päris täpselt aru, aga et püüame siis koos aru saada ja üksteist mõista nende muutuste keskel, mida üks või teine pool vajab. Ja muidugi siis on see, et need tunded on sellel perioodil üsnagi intensiivsed kohati ja ka väga palju muutuvad, sellepärast et see noor inimene kohaneb ka iseenda muutustega oma kehas, oma tunnetes, oma mõtetes. Et see on see koht, millest kindlasti vanemana olla teadlik ja aktsepteerida seda, et need tunded ongi sellel perioodil võib-olla intensiivsemad ja võib-olla ka kiiremini üles-alla liikuvad. Ja muutused ühel hetkel on väga vihane, teisel hetkel tuleb rõõmsalt oma toast ja teatab ja räägib hoopis millestki muust. Või et ei taha oma tundeid jagada, sellega ka leppida. Et selles eluperioodis väga sageli ei taheta kõiki asju oma vanematega enam jagada või kõiki oma tundeid kohe näidata. Või valitakse selleks aega ja kohta, millal seda tehakse. Et aktsepteerida seda. Et see on nende piir ja nende õigus ja vajadus selles vanuses. Aga samas mitte siis vanemana pildist ära kadumine ja et ta ei tahagi rääkida ja mina ei ole talle enam üldse oluline, ainult sõbrad on kõige tähtsamad. Tegelikult see ei ole nii, kuigi see võib nende teismeliste käitumises võib-olla niimoodi välja paista. Aga nad õpivad oma piire ja katsetavad ja tunnetavad ja ühesõnaga, et kindlasti vanemad on ka nende jaoks elus ikkagi jätkuvalt olulised. Kui vanemad oskavad olla paindlikud ja tunnustavad seda iseseisvumise vajadust ja samas on ikkagi olemas ja toetavad ja mõistvad ka. Ja siin muidugi selles perioodis on lubada ka eksimusi. No, päriselt nad vajavad seda, et nad saavad katsetada ja on lubatud ka eksida. Kõike ei saa või ei oskagi õieti teha. No ma ei tea, kas mõni täiskasvanu ütleb, et ta on kõik oma elus asjad õigesti teinud ilma eksimusteta. No ma ei usu.
et see noor inimene, kes alles elu avastab ja näeb järjest rohkem oma elus erinevaid võimalusi, siis loomulikult tuleb eksimusi. Ja ka siis lubada eksimusi ja saada siis neid ka eksimuse kogemusi, need võivad olla ju vägagi õpetlikud, nii et vanemana mitte siis karta seda, et mu laps võib eksida. Oma eksimusi on alati võimalik ikkagi ka parandada või teha mingisuguseid muutusi, et asjad saaksid teises suunas liikuma hakata. Ja siis on oluline ka mõelda sellele, et on ruumi selle noore inimese oma valikutele ja ka sellele, et ta võtab oma vastutuse. Et kui ma juba teen iseenda valikuid, tahan iseenda järgi toimetada, siis mul on kindlasti ka oma vastutused ja need on võib-olla nüüd juba siis tänu sellele ka suuremad. Ma tahan ise rohkem, ma tahan omamoodi, siis ma ka vastutan selle eest. Et ega see vastutuse pool kuhugi ei kao ja pigem see vastutuse osa järjest suureneb. Et siis ei ole nii, et nad võivadki kogu aeg eksida ja kõike teha ja vastutust üldse ei ole. Loomulikult neil on oma eakohane, jõukohane vastutus kindlasti nende oma valikute juures ka. Ja siis see viimane julgustav, et võib-olla kui see tundub, ja tegelikult see kindlasti ei ole kõikide jaoks, aga et kui see on selline keeruline ja virvarr ja segadust täis periood võib-olla nii noore kui lapsevanema jaoks, et siis ikkagi hoida seda lähedast kontakti ja mitte ära kaduda üksteise jaoks ja mitte hakata kartma üksteist. Et see kohalolu ja see mõistmine ja sõnaga võib-olla ka sinna avatud südamega vaatamine nendele olukordadele, mis siis ette tulevad. Nii, et siis piirid, mis siis olid erinevas vanuses ja mis siis on muutumises ja täiskasvanutena muutuvad ka. Ja see eksimise teema on mu jaoks ikka oluline. Et ma lihtsalt näen seda nii palju, kuidas vanemad seda kipuvad kartma ja mina ka siin ju täna justkui räägin teile mingeid tarkusi, mida peaks ja mida võiks, millega vanemad peaksid arvestama ja kuidas vanemad peaksid olema. Et siis vahel tekib ka see kramp, et ma ei võigi kunagi eksida, ma pean kõik õigesti tegema ja kõik väljastpoolt ka ootavad, et ma oleks selline hea ja ideaalne vanem. Aga tegelikult lapsed ei vaja, et vanemad oleksid täiuslikud. Et tegelikult on vanematel ka lubatud eksida, aga siin on oluline, et vanem võtab oma eksimuse eest vastutuse. Et see on kindlasti see täiskasvanulik roll, võtta vastutust, tunnistada, kui ma olen eksinud, vabandada, kui seda on vaja, julgeda seda teha, sest siis õpivad ka lapsed vabandama, kui nemad vajavad seda ja peaksid seda tegema, ehk nemad hakkavad vastutust võtma. Ehk olla jälle see eeskuju. Ehk täitsa tavaline eksiv inimene, kes me ju tegelikult kõik oleme. Ja siis ka anda teada, et kui ma eksin, ma tahan teha nüüd teisiti, ma proovin paremini, ma tahan teha muutust. Et see on ka julgustav lapsele, et ta teab, et on võimalik teha muutusi ja kui kohe ei tule välja, kohe ei oska, et see on okei eksida. Aga ma saan teha teisiti, mul on alati võimalik valida, teha midagi teistmoodi. Ja kui me siis püüame olla kogu aeg näida lastele täiuslikud ja mitte kunagi eksida, et siis tegelikult see võib hoopis vastupidise suuna võtta lapse jaoks. Hakkab laps tundma hoopis seda. Ma ei ole piisav, ma olen läbi kukkunud. Kui mul on nii ideaalsed vanemad kõrval, ma nii pingutan, et olla nende vääriline või nendega samal pulgal, aga üldse ei õnnestu. Või siis see, et ma kogu aeg peangi olema nii tubli, ma ei võigi kunagi eksida. Väga suur koorev, mis lapse õlul on, ükskõik mis vanuses. Et ühesõnaga, et lapsed vajavad siis ühesõnaga vanemaid, kes ei ole siis ideaalsed, vaid on ekslikud ja tunnistavad seda ja aktsepteerivad ka seda, et lapsed eksivad. Nii, aga hea küll, nii palju siis sellisest eksimisest. Nüüd siis veel selline kokkuvõttev osa sellest, et iga vanem vastutab ise siis selle oma lapsega suhte kvaliteedi eest.
mitte keegi teine ei saa selle eest vastutada. Ei teine lapsevanem minu kõrval või ka mis nüüd salata, meie ümber on väga palju selliseid peresid, kus lapsed ei kasva koos oma mõlema vanemaga. Olenemata sellest ikkagi mõlemal vanemal on vastutus selle suhte kvaliteedi eest, mis tal oma lapsega on või oma lastega on. Ehk siin natukene siis kokkuvõtvalt võib-olla see, mis juba eelnevalt kõik räägitud ka on, et ehk siis vanem on see, kes on lastele eeskujuks. Vanem räägib ise endast, aga tunneb ka huvi siis lapse vastu, mis on lapse vajadused ja mis nende vajaduste taga võib-olla on isegi. Või lapse tunnete taga, et on ühesõnaga ise nähtav oma lapse jaoks, aga tahab ka oma last mõista. Ja kujundab sellega siis oma suhet, oma isiklikku suhet oma lapsega. Ja siis on see koht, et kui me vanematena siis näitame ennast ja näitame ka neid oma piire, oma vajadusi, siis väga oluline koht arvestada sellega, et nii nagu meie ise vanematena vajame, nii tegelikult ka lapsed vajavad seda, et öelda jaa ja teha mingi vajalik asi ära või täita mingi kohustus ära. Et me vajame vahel selleks aega. Et ei ole see koht, et ma hüppan lapse toa uksest sisse ja ütlen, et nii, nüüd kohe on vaja see asi ära teha. Nüüd kohe pead õppima hakkama. Laps on hoopis häälestunud millelegi muule, mingile muule teemale ja siis nüüd kohe nipsust peab selle ära lõpetama ja hakkama tegema. Et see on väga raske. Ma ei tea, minule täiskasvanuna on see ka väga raske. Tahan, et mul oleks ka mingisugune oma valiku ja otsustuse tegemise koht ja lapsed tegelikult tahavad ja vajavad seda samamoodi. Et siis on see vanema vastutuse koht jälle mõelda läbi, ennetada selliseid olukordi, öeldagi see ennetav sõnum võib-olla sinna juurde, et millal on vaja või mingi aja pärast või anda siis mingi valik, mis järjekorras asju teha või et see, et kui saab üks asi tehtud, et siis on selle järgmise kohustuse aeg näiteks. Ühesõnaga, see on see koht, kus vanem võtab vastutuse ja püüab ka mõista seda, et laps ei saa ka kohe hoo pealt nii, kui vanem näeb, et praegu on õige hetk, siis lapse jaoks on ka kohe õige hetk. Et kahjuks väga sageli ei ühti niimoodi. Et seda ka mitte ära unustada. Ja mõelda enda peale võib-olla siis pöörata pilk korraks endas, et kui keegi mulle hüppaks praegu siin peale ja ütleks, hakka nüüd seda tegema, kuidas mina ennast tunneksin, kas ma oleksin valmis või kuidas ma vajaksin, et mulle seda öeldakse. Et see on selline hea enesele peegeldus vahel, et kuidas siis oma lapsega võib-olla rääkida. Et tuleks koostöö ja tuleks valmidus neid vajalikke asju ära teha. Ja siis teine pool veel, et kui mina mõlemad vanemad vastutavad selle eest, et ma hoian oma suhet, siis on see koht, kus mõlemad, nii vanemad kui lapsed saavad olla õnnelikud, sest et vanemad näitavad, millised nad on, julgevad olla sellised, nagu nad on, arvestavad minuga lapsena, milline ma olen ja ka see, et me kõik oleme erinevad, et me saame seda hoopis väärtuseks pöörata ja neid erinevusi võib-olla nautida hoopis koos. Ehk ühesõnaga on vanemad suured need oma lastega suhte kujundajad ja vanemal on alati valik, kuidas asju teha ja vastutus ka loomulikult, kuidas asju teha. No nii, ja jõudsimegi siis siia lõppu, kus on need lugemissoovitused. Et siin kõige esimene raamat ongi see, kus ma tõin, et võtsin eeskujuks välja, et kuidas on piirid, millised piirid meil on, kuidas need on jagatud. Ehk see on see, mida ma soovitan. Siis on Tark lapsevanem. See on nüüd selle Gordoni suhtlustreeningu üks baasraamat, mida ma ka alati julgustan ja vanemaid lugema, isegi kui ei käi sellel treeningul. Ja siis on see Jesper Juuli raamat, mida ma mainisin ka. Aga et kui nüüd on huvi, kellelgi tekkis ju soov natukene rohkem mõista seda laste arengut ja aru saada, et mis erinevas vanuseetapis. Mul on laps just sellises vanuses, ma ei saa üldse aru, et mis ta sees toimub ja miks ta niimoodi käitub.
et siis on Isabel Filios Sutton sellise 3 raamatusarja koostanud, siis ja see on väga tore lugemine ja selline lihtne ja kerge, sest ta ei pea kuidagi otsast lõpuni ja seal saab isegi vanuse järgi samm-sammult selle raamatuga edasi liikuda. Et ma arvan, et sealt tuleb väga palju mõistmist, kui neid raamatuid lugeda oma lapse suhtes, et mis minu lapse sees toimub ja miks ta just praeguses vanuses niimoodi käitub. Ja siis veel üks Daniel Siegeli raamat. Ma olen siia natuke teise raamatu pannud kirja praegu avastan, aga tegelikult ma mõtlesin, on selline raamat nagu Ajutorm, aga see on ka väga hea raamat, mis siin on. Ma ei teagi, miks ma selle siia esimese hooga panin. Aga ühesõnaga Daniel Siegelil on ainuautor ja ma vaatasin, miks teine veel on ka, aga see on ka raamatudistsipliin ja räägib nendest piiridest ja sellisest lapse arenguga arvestamisest, aga et siis ma tahtsin tuua siia veel teismeliste raamatu. Tegelikult Daniel Siegelil on selline raamat nagu Ajutorm, mis on ka väga hästi lahti kirjeldatud ja aitab mõista ja toetada seda teismelist, kes siis hakkab järk-järgult iseseisvuma ja ühel hetkel tulebki ta lubada iseseisvasse ellu. Et kuidas siis olla see lapsevanem seal turvaliselt kõrval? Nonii, ja igal juhul ma loodan, et te mõtlesite minuga kaasa ja olen tänulik nendele, kes siin täna sellel teekonnal laivis kaasas olid, kuigi ma teid ei näe ja ei näinud teid ja teie reaktsioone, aga ma olen väga tänulik ja